kogu see nägemus naistest versus meestest, et mehed on üldisemalt agressiivsed, aga naised on sellised hoolivad ja armsad. Jumal küll, need inimesed ei ole vist näinud meest looma eest hoolitsemas või meest beebi eest hoolitsemas, nagu mehed on väga hoolitsevad loomu poolest. Küsimus on ainult selles, et kas mees kasvatatakse arvama, et ta ei peaks selline olema või et ta võib selline olla. Mis viib meid selleni, et need eelarvamused, eelhoiakud naiste ja meeste suhtes, need on mõlemale igati kahjulikud, sest isegi kui me vaatame mingit statistikat, näiteks vägivalla süüdiod ja nii edasi, kus mehed prevalveerivad, siis kuidas me selleni ühiskonnana jõuame, miks on vägivalla kuritegusid ja nii edasi. Paljuski on see seotud vaimse tervise valdkonna probleemidega, miks mehed piisavalt oma vaimse tervisega ei tegele. Osa sellest probleemist on kahtlemata seotud sellega, et teatud isikud on loonud ja üritavad säilitada ja sisendada inimestesse seda kuvandit mehest kui mingisugusest murdumatust kaljust, sest raudkindlusest, et mees on selline alati tugev ja alati turvaline ja miski ei saa talle liiga teha, tal ei saa mingeid muresid olla, mis viib selle mürgise maskuliinsuseni, kus mehed tögavad teineteist, kui keegi neist julgeb öelda, et tal on mingi mure või ei räägitagi muredest. Kui mured ja emotsioonid mehena on häbiasi, vaimse tervisega ei tegeleta, siis me jõuame vägivallani, muuhulgas ka koduvägivallani ja kui ümberpööratud selleni, et ei räägita teistpidisest koduvägivallast, ei räägita sellest, kui naised rakendavad meeste kallal vägivalda, sest see on ka ju mõndade inimeste jaoks häbiasi, et kuidas siis mees naisest jagu ei saa, kuidas saab naine sulle liiga teha ja nii edasi.